käes on hommik, väga varajane hommik. Ja, aga laulja peabki varakult ärkama, sest et hääl, instrument on vaja ju üles äratada. No nii, Peeter ja Kristel, valisin teid välja, te olete mõlemad ka sellised lauluinimesed, olete tegelenud. Aga ma olen pannud siin salvestusega tähele, et teil nagu hääl on kuidagi, te ei ole nagu päris, te ei tule hästi välja. Ei tule. Et siin on siis selline kummikeks, eks ole. Võt mul on ka nagu praegu on hääl on natuke kinni. Ei tule. Hakkad nagu hüppama, on ju. Vaata, hakkab tulema, on ju. Vaata, läheb, järjest kõrgemaks läheb, on ju. Saad sa midagi aru, mida ma sulle räägin üldse või? Saan, jah. Aga kuidas häält kinni saab? Ei, kinni praegu ei saa üldse. Tule praegu proovi, kas sa kõigepealt lahti üldse saad. Tule vaata. Jah. Kuidas kummikeks täpselt häält ikkagi avab? Oi, ta avabki niimoodi, et mida rohkem sa nagu hüppad ja põrutad enda keha, võt seda rohkem sa nagu häälepaeltele ka, et ta muudab elastsemaks, nii-öelda nagu paitab need niimoodi lihtsalt nagu tambib lahti. Et see on hästi oluline ja see on hästi hea. Hüppa, lase ennast lõdvaks, rohkem, lase. Nii, Kristel, vahetage kohad ära. Vaata nüüd, õpi, vaata. Sa pead... Lase hääl valla, lase endas valla. Vaata, tuleb, Kristel tuleb, Ja, see on väga hea. Ja see eriti meeldib hommikul naabritele ka, et mul tihtipeale naabrid tulevad kaukse taha, küsin, mida sa teed? Mida sa teed? Isa peale tulevad ikka. Ja, nii, õnneks on. Kas? Hüppa rohkem ka kaerajaani, nagu kaeraääned kitse niimoodi üle, hops. Ja, see teeb eriti kõrged noodid kõik. Laula näiteks. Mõni ongi selline lootusetu juhtum, aga selles suhtes, ega ma ei löö käega, et vaatame. Ma kirjutan sulle oma võltsaadressi, hakka siis selle ukse taga käima. Teeme nii väga hea. Aga lähme nüüd vaatame, kindlasti on nooremaid inimesi, kes saavad lahti oma hääle.